Tere! Kuigi ma pole peeglit ja passi uskudes just enam oma esimeses nooruses, siis vastu tulles meie presidendi soovile, annan ma hea meelega teada, mis on mulle oluline ja mis asjas ma tahaks noortele tähelepanu juhtida nii valimistega kui neid ümbritseva maailmaga seoses. Head noored, teid oodatakse valimistele, mis lõppkokkuvõttes peaks andma meile läbilõike meie ühiskonnast, mis peaks olema demokraatlik minimudel meie ühiste vajaduste ja soovide elluviimise edendamiseks ning juhtimiseks. Aga paraku ei ole see kõik nii roosiline, nagu seda meile üritatakse serveerida. Ma ei hakka praegu üldse rääkima Riigikogu valimistest, mille tulemusena me saame kõike muud kui demokraatliku valimi. Kohalike omavalitsuste volikogude valimisseadus annab meile näiliselt küll demokraatlikuma tulemuse, kuid seda siiski kahjuks ainult näiliselt. Miks? Arutame korra üheskoos. Oletame, et valimistel kandideerib üksik kandidaat, kes saab pooled võimalikest häältest, ehk siis pooled valijad usaldavad talle mandaadi kohaliku elu korraldamiseks. Paraku, saades volikogusse on ta tegelikult mitte keegi. Ainult üks hääl suure karja otsustajate seas. Millisest rahvasoovide läbilõikest me saame siis rääkida? Veel hullem on lugu siis, kui see oletuslikult pooled hääled saanu oleks mõne erakonna või valimisliidu nimekirjas. Sellisel juhul tõmbaks ta volikogusse kaasa mitmeid neid, keda enamus valijaid isegi unes pole näinud. Ja see inimühiskonna mudel volikogu näol läheks veel rohkem kiiva. Meid ümbritsev maailm on muutunud väga kõveraks paigaks. Me tahame, et kõik näeksid meie kannatusi, aga me pole võimelised nägema teiste omi. Me laseme kaastundlikult paremat elu otsivad rändtirtsud oma õuele, aga ei toeta neid, kes endi õuel endi seaduste järgi tahaksid natuke korda luua. Me teame paremini, kuidas kõik teised peaksid elama, aga ei suuda omaenest elu lille lüüa. Ja paraku, kui ma räägin meist, ei räägi ma kahjuks endast ja sinust, hea kuulaja, kui indiviididest, vaid endast ja sinust kui tühisest karja osast, kelle arvamused ei lähe enamalt jaolt korda ei meist toituvatele seadusandlikule ega täitevvõimule. Paneme siia juurde veel nendepoolse laialt levinud otsustamiseks vajalike asjade salastamise ja mis demokraatiast me üldse rääkida saame. Me saaksime kümneid ja kümneid asju teha teistmoodi, paremini ja õiglasemalt. Aga senikaua, kuniks meid juhivad nii omavalitsuste kui ka riigi tasandil isikud, kes esmajärjekorras teenindavad oma pangalaene, ei ole nad lihtsalt võimelised laiemapinnaliselt mõtlema. Meil aetakse ümmargust juttu, selge lootuse veendumusega, et nende juhitav kari on lihtsalt lambad. Ja lollide vaoshoidmiseks polegi ju tarvis teha midagi muud, kui õhutada Vene ja sõjahirmu, taguda head inimeste südametunnistusele ning pseudodemokraatia sildi all lihtsalt demagoogitseda. Kõige viimaseks näiteks võiks tuua meie valitsuse seisukohavõttu Kataloonia osas. Kui juba isegi meie riigi diplomaatilise korpuse esindaja ütleb ÜRO iseseisvushartale vilistades, et me ei saa toetada selle 7-miljonilise rahva iseseisvustaotlusi, sest äkki siis meie Ida-Virumaa tahab ka eraldama hakata, siis paremat õpikunäidet minu eelneva väite kohta annab lihtsalt otsida. Halloo! Võrrelda Katalooniat ja Ida-Virumaad, kus ühes elab 7-miljoniline rahvus, kellel pole de jure oma kodumaad, ja võrrelda pisikest nurgakest Eestis, kus elavad enamuses venelased, kelledel aga on olemas oma praktiliselt suurima territooriumiga riik maailmas. Kui lolliks annab veel Eesti rahvas pidada, et sellist hultu üldse suust välja ajada. Seega, hea noor, loomulikult mine valima, aga ära oota pudrumägesid ega piimajõgesid. Need tulevad siin ellu vaid siis, kui võtad omaks Kreutzwaldi surematud sõnad. Ülemaks kui hõbevara, kallimaks kui kullakoormad, tuleb tarkust tunnistada. Ja tarkus ei seisne mitte asjade päheõppimises, vaid nende mõistmises ja nende toimimismehhanismidest arusaamises. Seega, kuigi sa oled juba 16 ja vanem, ära iialgi häbene mudilase kombel küsida, et miks ja kuidas. Tänan tähelepanu eest ja veel kord, kui vähegi viitsid aega üle jääb, siis mine valima ja tee seda oma aruka mõistuse põhjal, mitte loosungitest ajendatuna, sest enamasti need, kes rohkem ja valjemini räägivad, ei ole kõige teravamad ja kirkamad kriidid karbis. Aitäh!